Hello! Räägiks täna veidike sellisest asjast, kuidas inimene on suuteline iseennast sügavasse auku viia. Olen alati öelnud seda, et mitte keegi peale minu enda ei suuda mind mitte kunagi katki teha. Ta võib küll loomulikult aidata sellele kaasa, aga lõplik otsustaja olen mina ikkagi ja mina ikkagi viin ennast sinna sellesse musta auku. Täpselt samamoodi käib ka siin ärevus ja keegi ei ole süüdi sinu ärevusest, see on sinu silmates peas kinni kõik. Sina ju ise otsustad, et ma ei tea, see on minu jaoks nii ärev asi. Mis siis lõppkokkuvõttes andis selle nii suure tõuke minu depressiooni hullu minemiseni? See kõik juhtus päevapealt tegelikult, või põhimõtteliselt päevapealt. See oli üks tore selline aeg, kuna ma olin tegelikult juba antidepressante, depressioonis peaaegu aasta olnud, ma mäletan vist äkki juba 8 kuud või. Ja see süvenes ja läks raskemaks, aga teatud üks hetk mul siis läks kõik ära. Aasta 2023, augustikuu, kus ma päevapealt kaotasin oma armastatud töökoha, enda ameti ja mulle löödi nuga selga. Ja kolmandaks oli see, et ma olin lõppkokkuvõttes aru saanud, et suhe, kus ma olin pikalt olnud, mis kestis 6 aastat, ma kahjuks pean selle lõpetama, kuna see ei vii mitte kuhugi enam. Kahjuks töökohalt ma pidin lahkuma tervislikel põhjustel, sest et ma olin hästi tihedalt haiguslehtedel. Ma saan aru täiesti, ma praegusel hetkel, kui ma olen asukoha vanem, ma saan aru, kui närvi jääb tegelikult need haiguslehed pidevalt ja pidevalt pead oma plaane muutma ja kõike muud tegema. Sa peadki tööl olema pidevalt. Ma mõistan seda ja kurb on see, et tol hetkel vana psühhiaater, kes mul oli, ei suutnud tuvastada seda, et tegelikult on mul ju teine lisadiagnoos juures ja kui ta oleks mulle siis juba määranud selle ravi, mis mulle määras praegune psühhiaater, võib-olla ma oleksin endiselt veel päästekorraldaja. Ja ilmselgelt ma praegu ei teeks neid videosid, sest et mul ei lubaks amet seda teha. Sest et ma olin ikkagi riigitöötaja. Ja kõik see juhtus, see lagunes kõik. Ja ma sain aru, et kõik. Ma olen jõudnud sinna punkti, kus ma ei oleks mitte kunagi tahtnud. Ma kaotasin kõik. Ühe hetkega kõik. Suhe, töö, seltskond, kõik. Ja ma tõesti, ma ei tahaks seda mitte kunagi enam tunda. See periood, mis ma elasin tol ajal, see oli kõige keerulisem minu meelest või kõige siuke valusam. Ja tulles jutu juurde see, et sa iseennast ajad musta auku. Ma ajasingi ennast musta auku. Ma lukustasin ennast täiesti. Ma kadusin ära täiesti sotsiaalmaailmast. Ma olin üksinda. Ma olin päevad läbi üksi. Ma ei tahtnud mitte kellegiga olla. Kõik need viimased inimesed, kes mul minevikust olid, ma kõrvetasin neidki eemale. Sest et lihtsalt ma ei soovinud mitte kellegiga suhelda. Mulle tundus, et kõik teevad mulle haiget, kõik tahavad mulle haiget teha. Ja ma ei tahtnud veel lisaks sellele valule, mis mul oli, lisaks veel juurde mingit valu. Töökoha suhtes, ma leidsin suht kiiresti, ma leidsin suht kohe endale töö. Tegemist oli Rimiga, ma olin Rimi vanem teenindaja. Töö iseenesest oli täiesti normaalne, aga lihtsalt see minu sisemine asi,
et ma olin ju riigitöötaja, ma olin päästekorraldaja, onju, mis on nagu tegelikult veits kõrgem, onju, ja siis ma olen kusagil Aardla Minirimis vanemteenindaja. Ma tundsin, et see tegi mu enesehinnangu veel madalamaks, kuigi mul oli see juba madal, siis ta tampis mul veel madalamaks. Ja hakkasin veel rohkem alkoholi tarvitama. Mitte, et ma olin enne seda vähem tarvitanud, aga see tarvitamine muutus tihemaks. See muutus üle päeviti mul juba. Ja see oli täiesti normaalne minu jaoks. Võib-olla need inimesed, kes minuga tol ajal suhtlesid vist, ma teiega suhtlesingi alkoholi abil ainult. Kui ma olin kaine, siis ma ei rääkinud. Aga siis, kui ma olin alkoholi joobes, siis mul tekkis see suhtlemise tung nii ilgelt ja siis ma olingi pidevalt suhtlesingi ainult siis, kui ma olin täis. Ehk siis ma nagu ei osanudki inimestega rääkida kainena. See minu jaoks nagu tundus, ma ei tea, nii raske või ebareaalne. Ja jah, niimoodi ma lukustasin ja sealt hakkaski minu põrgu pihta. Enne seda, kui ma võin öelda, et see, mis oli enne, see oli soojendus põrgu jaoks, aga see, mis ma sattusin, see oli nagu täielik põrgu. Ma vihkasin ise ennast. Ma arvasin, et ma ei tule mitte kunagi sellest seisundist välja enam. Seal juhtuski mu esimene, miks ma nimetan esimest ametlikku enesetõpukatsest, tegelikult mul oli kunagi tiinekana, oli, mina ei tea, mingi valuvaigisti ülevõtmine või mis iganes. Sõnaga ta nagu, jah, fakt on fakt. Teine kord oli, ma ei taha nagu väga eriti enda endist suhet puudutada, eriti veel avalikuses kohas. Aga see teine katse oli siis, kui ma olingi suhtes tolle sama inimesega. Ma ei hakka täpsemalt rääkima selle kohta mitte midagi. Ma ei taha puudutada seda teemat. Üldse seda inimest ei taha puudutada mitte kuidagi. Sel korral ma ei sattunud haiglasse, sest mul lihtsalt ei kutsutud kiirabi välja. Aga ma läksin ise paari päeva pärast EMO-sse tilgutama ennast, sellepärast ma ei suutnud sellest mürgitusest mitte kuidagi välja nagu tulla. Siis mul oli vaja ikkagi meditsiinilist abi. Aga see ei läinud kirja, kui enesetõpukatse sooritamise või selleks lihtsalt mürgistuse olla. Ja siis jah, tolles samas nüüd tulema 2023 aastasse ja siis ma ametlik siis esimene enesetõpukatse oli mul novembrikuus. See tekkis sellest, et mul oli halendast. Ma sain aru, et mu elu liigub ainult rohkem sügavale peesse. Ja mul kuidagi trigerdas mu minevik. Rohkem nagu suhete osas. Mul hakkas halendast, kuidas ma nagu lubasin endaga niimoodi käituda. Ilmselgelt ma süüdistasin tol hetkel kõike suhet, et sellepärast ma olengi pees. Ei, sellepärast ei ole, aga see aitas kaasa, hästi palju aitas kaasa, aga see ei ole põhisüüdlane. Ma veetsin oma esimese öö siis EMO-s. Ma sain sealt ära, ma lootsin, et ma suudan selle kuidagi vaikselt niimoodi läbi viia, nii et mitte keegi sellest teada ei saaks. Panin plehku Raja tänavalt, ma pidin valvepsühhiaatri juurde minema, aga ma panin plehku sealt. Ja siis valvepsühhiaater oli helistanud perearstile, perearst oli helistanud siis emale. Nii et ma ei suutnud seda kuidagi varjata. Natukene aega mööda läinud, siis ma võtsin ennast võib-olla veits kokku nagu mõtetega, aga mitte eriti hästi. Ma ikkagi tarbisin edasi alkoholi. Läksin veel rohkem sügavamasse depressiooni. Võib-olla natukene ma hakkasin midagi tundma, aga mitte eriliselt ennast ilusana, vaid pigem elavana laibana.
no lihtsalt oli nagu seest nii surnud, kui võimalik on. Ja ega seal väga kaua aega mööda ei läinud selles suhtes, et novembris ma tegin esimese ja veebruaris ma tegin teise. Aga see oli vähe suurtemates kogustes juba. Ja siis ma sattusin jälle EMO-sse ja see andis mulle paugu, korraliku paugu, et ikkagi veits nagu pani vist ajud paika mul. Et ma hakkasin mõtlema elu üle või noh, mina ei tea. Ütlen, et see viimaseks ei jäänud korraks. Nii et järelikult ma ei mõelnud siis ikka korralikult. Või noh, ta ei andnud mulle nagu sellise, et pum, olemas ja kõik. Kas midagi peas ikkagi nagu liikuma, see, et ma hakkasin mõtlema, et ma pean välja saama sellest. Aga kuidas, ma ei tea. Sest kui ma jätkan edasi, siis on veits halvasti. Aga ega see kauaks nagu ei kestud. Ma hakkasin endiselt tegema seda, mida ma tegin. Ehk siis ma hakkasin alkoholi tarbima, ma ei suhtlenud inimestega. Ma lihtsalt käisin tuimalt tööl, vahepeal haiguslehtedel ja nii edasi. Mul see kõik jada nagu läks edasi ja edasi. Lõppkokkuvõttes, kui mul juhtus vähe suurem sündmus elus, mis tegelikult võt siis pani tõesti mu ajud tööle, kuna ma läksin vabatahtlikult psühhiaatrisse Rajale ja ütlesin, võtke mind haiglasse. Kui te mind haiglasse ei võta, ma tõmban endale lihtsalt nööri kaela ja ongi kõik. Siis ma teen nagu lõpliku finito endaga. Kuna mul läks siis tol hetkel alkoholi tarbimine nii üle kätte, ma vist äkki 2 nädalat järjest õhtuti jõin. Iga õhtu 2 nädalat järjest. Mõni õhtu vähe õrnemalt või vähe, suhteliselt vähe on ju, teine õhtu ma jällegi jõin ennast täiesti maani täis ja kõik mu joomised alati toimuvad, mul on siiamaani või praegu ma olen kaine olnud, aga nad on alati mul olnud üksinda olles kodus. Ma joongi üksinda, testumaselt siis. Ma tea, fine. Ma saan ise endaga väga hästi läbi. Ja kui ma sinna haiglasse sattusin, võt siis avanesid mu silmad olukorrale. Siis ma alles mõistsin seda, et fuck. Neiu, kus sa ennast viinud oled? Sa oled nagu nii kaugele jõudnud, et sa praegu oled Raja tänaval haiglas. Sa oled alkoholisõltlane, endine narkosõltlane. Sa nagu tapad ennast mingisuguste tühiste tegelikult asjade pärast. Kaotasid töökoha, no juhtub nii. Läks vahe katki, no juhtub ikka. Kaotasid sõbrannasid, fine, no nii on. Aga lihtsalt nagu see, et sa raiskad enda aega või ma põhimõtteliselt panin magama selle kogu depressiooni või sügava depressiooni peale, ma panin magama 10 kuud oma elust. 10 kuud. Aitasin kaasa oma rasvumisele. Ma tegin enesetapukatseid. Ma tegin karuteene enda ajule. Karuteene enda maksale. Miks? Mille pärast? Nagu inimeste suhete lõppemise suhtes ma võin öelda niimoodi, et nagu pole pointi minna sügavasse depressiooni, sest et nemad jätkavad oma elu. Aga sina jääd sinna punkti seisma. Nagu, miks? Ja peale selle, kui ma haiglast välja tulin, siis ma hakkasin tegutsema. Siis ma hakkasin reaalselt tegutsema selle mõttega, et kas ma praegu jätkan endiselt töökohal, ehk siis Rimis, ja astun üle alkopiiri, ehk siis lõppkokkuvõttes nagu lähengi täiesti alkoholikuks ja lõppkokkuvõttes
panen parmu nende samadega joodikutega, kelle ma välja viskasin sealt Rimist, või siis ma muudan midagi oma elus. Ja ma panin lahkumisavalduse lauale. Mul ei olnud töökohta. Mul ei olnud lihtsalt töökohta. Mul jäi nädal aega Rimis töötada ja mul endiselt ei olnud töökohta. Ma ei teadnud, mis ma teen. Ma olin nõus juba töötuks jääma ja lihtsalt puhkama. Mõtlesin, et okei, fine, vaata. Eks ma kuidagi võib-olla hakkama saan või langen veel rohkem depressiooni. Praegu tagantjärgi öeldes seda, et kui ma ei oleks tol ajal ikkagi leidnud endale töökoha, siis ma oleksin teinud tagasipöörmata ikkagi liigutuse. Ja siis mul ei oleks tagasiteed olnud. Ilmselgelt ma oleksin hakanud uuesti narkot tarbima ja vähe suurtemates kogustes jälle. Ja ma oleksin veel rohkem alkoholi hakanud tarbima. Ehk siis mul oleks täielikult igasugused moraalsed piirid nagu ületatud, kuigi ma hakkasin neid juba eelmine aasta aprillikuus juba hakkasin neid nagu ületama. Ehk siis mul hakkasid igasugused moraalsed piirid nagu üle minema. Ja niimoodi ma siis leidsingi endale töökoha enda armsa Pokepooli, mis juhtus täiesti niimoodi. Ma ei ootanud sihukest tööd. Praegu ma võin öelda seda, et töö on mind aitanud välja tulla mõndadest kohtadest, nagu näiteks haiguslehtede olemisel. Mul on tulnud ühesõnaga, mul on nagu tekkinud vastutus, mille eest ma pean kandma vastutust. Ja ma ei saa päris niimoodi kergekäeliselt otsustada, et ma nüüd täna tööle ei tule. Minul on nüüd teatud depressioon ja mina nüüd ravin ennast, eks ole. Ma ei tea, mis asjadega on. Ilmselgelt, kui mingi depressioon tekib, siis tavaliselt inimene ravib enda, mina ei tea, ainete või alkoholiga, kindlasti mitte mingi, mina ei tea, vaimse tervise ABC-ga või mingit sellises ei ole. Tavaliselt ikkagi minnakse oma esmaabipakile, see, mis on. Ja praegu ma tunnen ennast lõpuks elusalt, ma tunnen ennast inimesena, ma olen inimene, ma tunnen, ma olen, ma käin, ma hingan, ma elan. Vau. Lihtsalt ütlen seda, et ma aasta tagasi ei kujutanud endale praegu sellist elu ette. Mis ma aasta aega tagasi mõtlesin, et mina ei tea, mis saab. Lihtsalt viimase punkti minu august välja tulemisele pani 3. enesetapukatse. Mis oli emotsiooni pealt, oli andnud pigem las jääda minu teada, mis selle tõuke andis. Ja kes selle tõuke andis mulle. Aga siis oli mu eesmärk vist tõesti endale lõpu peale teha. Sest et see doos, mis ma võtsin, mulle lihtsalt öeldi, et jumal tänatud, et sul mingisugust ajukahjustust ei tekkinud. Kuigi nüüd tagantjärgi vaadates oli oktoobrikuus, ma tunnen veits, et mu aju ei funktsioneeri ikkagi nii nagu ta tegi seda, kuigi praegu ma tunnen seda, et mul mõte kaob poole lause pealt ja siis ma olen mingi ma ei suuda käänata, saate aru, ma ei suuda käänata. Kuidas see nagu võimalik on? Aga ma seostan seda kõike kuidagi just tolle korraga, sest et kui ma olen psühholoogiga läbi rääkinud selle asja, kuidas see nagu kõik toimus, et mina ei mäleta mitte midagi. Märkasin, no ma ei oska päriselt öelda, kuna ma üles ärkasin, aga igatahes märkasin 12 tundi, ma olin kindlasti täiesti offline. Ja ma olin haiglas sees 3 päeva. Esimesel päeval ma ei suutnud väga rääkida. Teisel päeval ma hakkasin juba natukene mingisuguste lausetega rääkima. Lühikaste lausetega.
ja 3. päeval ma juba suutsin natukene oma mõtet nagu panna lausesse. Ja 4. päeval ma nagu täielikult taastusin. Ehk siis ma juba rääkisin nagu suutsin juba soravamalt rääkida ja pikemalt juba rääkida. Ja peale selle ma siis tõesti mõtlesin, et see nagu, mis sa teed? Sul hakkab nagu elu nagu normiks minema. Sa leidsid töökoha, mis sulle tõesti nagu meeldib, onju. Sa teed seda tööd hingega. Sa oled leidnud endale kõrvale uusi inimesi, kes toetavad sind ja on sinuga koos. Ja sa nagu endiselt teed seda sellepärast lihtsalt, et sa ei suutnud oma emotsiooni tagasi hoida teatud olukorras. Aga ma võin öelda niimoodi, et kuna ma võtan meeleolustabilisaatoreid, siis mul ei ole olnud päris pikemat aega, ei ole olnud enesetapu mõtteid. Seotud ei ole sellega, et mul ei ole aega, kuna ma olen hästi palju tööl, sest et isegi siis ma suutsin mõelda, et lihtsalt mina ei tea, tulgu keegi andku mulle nuga või mis iganes sellised spontaansed mõtted või mul praegu tõesti, mul ei ole neid mõtteid, ma ei taha endal lõpu peale teha. Ma olen öelnud, et ei saa minust nii kergelt ikkagi lahti ja ma tõesti, ma näen mingit lootust tuleviku suhtes. On lootused ja ma loodan tõesti, et ma suudan terveks ennast ravida, ma suudan uuesti veel rohkem tunda rõõmu oma elu üle ja tõesti nagu parandada iseennast. Minu eesmärk on praegu teha endale selgeks, et kõik, mis ma teen ikkagi iseenda jaoks ja mina olen viimane otsustaja. See on ju sinu enda otsus ju. Mitte keegi, mitte ükski inimene ei aja sind sinna musta auku. Seda teed sina ise. Ja ma tegin seda. Ja mul on mega raske välja tulla sealt. Ma iga päev teen tööd selle nimel, et mitte langeda uuesti sinna, sest ma ei taha sinna. Mul ei ole seal huvitav. Ma ei näe ennast seal. Lihtsalt ei tohi niimoodi. Aga kõik see tuleb kogemusega. Kõike sa saad aru siis, kui sa oled läbi teinud mega palju igasuguseid halbu asju iseenda jaoks, hea kui üldsegi saad aru. Mina võin öelda seda, et mulle tuli liiga hilja see arusaamine, et meil on oma elu valesti ja ma ei tohi sukest, ma ei vääri sellist elu. Ja mina otsustasin praegu niimoodi, et ma tahan elada. Ma ei kavatse kellegi pärast ja millegi pärast langeda sinna auku. Ma tean, et ma olen tugev ja ma saan hakkama kõigega. Lihtsalt on vaja natukene aega endale anda ja lõpuks iseennast armastama ja hindama. Selline ongi siis see lugu, kuidas me suudame iseennast ajada musta auku ja see on täiesti minu enda reaalne kogemus. Kuidas mina ajasin ennast musta auku sinna põrgusse, kus pole hea. Ta tundub alguses nagu siuke mugav ja norm olevat, aga kellegile ma just hiljuti ütlesin emale vist äkki, et ma ei taha. Ma vahetasin ümber või paigutasin ümber korteris suure toa ja enda toa kunagi vist mingi hetk, sellepärast, et ma lihtsalt ei suutnud enam olla selles planeeringus, mis mul oli, kuna mulle kõik tuletas meelde seda halba aega. Praegu ma üritan hästi vähe kodus olla, sest et ma ei taha kodus olla. Mulle endiselt tuletab meelde see mingit sellist aega, kus mul oli hästi raske olla. Kuigi samas ma saan aru, et ma põgenen jällegi
Ja ma ei võta vastu seda, et jah, okei, oli siuke aeg. Aga me ju saame alati luua siia parimaid hetkeid ju. Jah, saame. See on kõik meie kätes. Et kõike, mida sa ei muuda, seda sa valid. Ma muudan enda elu, sest ma ei taha elada sellist elu. Mulle ei meeldi see valik. Kunagi ma tegin selle valiku, aga hetkel praegu ma enam ei soovi seda. Aga ma loodan, et saite veits aru, mida ma mõtlesin oma jutus ja kuidas tegelikult, kui suur võim meil on. Kuigi me ütleme seda, ma ei ole kõik võimas. Ei, sa oled kõik võimas. Sa oled kõik võimas iseenda jaoks. Ja kui sa tahad, sa isegi, ma ei tea, nagu räägitakse fantoomhaigusest on ju. Mul pea valutab, ma olen vist haige. Ja kui sa usud sellesse, siis sa oledki haige. Ma lõpetan siin kohal ära. Loodan, et teile meeldis. Ja saite mu selle põhisõnumi kätte, kuigi see võis hästi sugan olla. Aitäh!